teeme siis pintslitesti. Märgistasin pintslile sellise ala, mida me nagu iga kord peale igat testi nii-öelda pildistame, et esimene katse, siin on keev vesi, vaatame, mis see siis teeb selle pintsliga. Pintslist tuleb mulle välja. Vaatan, et kuum vesi tõmbab seal, need seebijäägid tõmbab kõik vee peale, vaata. Mis nendes vahedes oli? Õhuvahed on ka sees. Kui see 2 tundi vähemalt keevas vees on, siis võite see pintsli minema visata. Hea tere ka minu poolt. Karvad on lahti, vaata. Siin on üks pikk karv tuli, see on kooldub ära, tuust kooldub ära ja karvad lähevad arali. Ja juba on mõned. Jah, et ei tasu keevasse vette panna kindlasti. Tundus, et läbis küll edukalt, aga see pealmine osa, see tõmbas nagu siukseks. Sest teda on... Korra palju siin teeme korra. Ikka kooldus ära, jah. Jah, näed, tuust on nüüd arali ka, vaata, ta ei lähe ilusaks enam. Selleks tagasi. Jah, siit otseselt ei juhtunud taga midagi, lihtsalt seebijäägid tulid nii-öelda lahti. Aga võtame siis järgmise testi. 90 cm pikk. All on 30 cm betooni. Laseme 3 korda kukkuda. Siin on see triip. Laseme triip ülevalt alla. 1, 2, 3. Pisikesed täkked on peal, aga siin on ja siin on väike puidutükk tuli lahti siit, pisikene kild, aga muidu täitsa hea korras, ei ole veel ära surnud. Nii, astume peale ja muud ei olegi, mina olen 95 kilo, astun ühe jalaga peale siia, keerame selle. Ei, see ei ole sulle. Koera närimistest peaks olema. No, aga ma ei hakka koera andma seda. Astume peale siia. Issand, ma nii... vajus maa sisse. Mulla pealt maha. Keerame selle joonega alla poole, tõstame siia. Nii. Häda mitte midagi. Täiesti korras. Võib veel vahtu teha küll. Viskame. No näed. Pisikene tükk on väljas. Vahtu ei lähe, vihastate ja viskate pintsli vastu seina, siis väikesed kahjustused on tulnud juba. Jah, selles mõttes puit ikka ju, ta on pehme, ta ikka kahjustab, aga tuust on need küljes. Tuust on küljes veel, jah. Täitsa normaalne. Nii, järgmine test. Järgmine test on see, et me sõidame autoga üle. See on siis, kui te lähete jooksuga Prisma peldikusse raseerima ja pintsel on teil taskust kukub maha. Ja käib auto rattalt läbi. Mitte mingit lõiget me siit ei tee. Paneme ette. Auto tühimass on 1900 kilo. Lisaks on meil siin matavarustus peal. Nii. Vaata. Või minna. Väga hea. 3 korda. No pane 1 kord veel siis. Aitab. Ära nüüd tagurda, ma võtan pintsli alt ära, et ma olen näppudest ilma muidu. Noh. See on puhta ilus veel ju.
suured kahjustused nüüd muidugi tulid siia, kruusakivid pressisid sisse. Aga täitsa nitsivo, puust on kinni, on. Nii, ega siis polegi midagi, teeme siia ühe pildi veel juurde ja järgmine katse on veel huvitavam. Järgmine test. Teeme veits ekstreemsema katse. Õhupüsiga natukene. Laseme siis õhupüssiga, kuuli algkiirus 180 meetrit sekundis. Vaatame, mis teeb. Karusnahahaablid sisse. Ja kui nüüd vastu peab, siis on kuulikindel pintsel. Just nii. Kahjustused on siis sihukesed. Noh, kui seda nüüd veel 500-600 pauku lasta, siis võib-olla saab äkki pintslist lahti ka. Lugematul korral on saanud õhupüssi haavlid siia sisse. Et see punane joon on siin kõrval näha. Ja vist isegi üks haavel on siin sees. Et ma ei tea, kuidas seda pintslit ära lõhkuda. Kui teil on mingeid huvitavaid ideid, siis ma ei tea. Võin veel muidugi niimoodi teha. Selle tänava kivikuse peale korra. 2-3 korda. Endiselt elus. Nii et pintsel on testitud. Tegu on männipuuga. Mis mänd on tegelikult suht pehme, peaks olema. Aga tal on siin lakikiht peal ja siis tal on siin toolimisvahendid ja muud asjad. Ma ei tea, järgmine kunagi proovime, sõidame traktoriga üle sellest. Aga see jääb meil alles. Ja ära me seda ei põleta, see läheb meil riiuli peale, et mis testita kõik on ära teinud, sinna paneme juurde ja mingi aeg teeme ka pilti. Aga meie poolt on kõik siis.